Tere tulemast True Foresti kanalile ja täna oleme siis tulnud siia Nõmme gümnaasiumi spordihoonesse, et teha üks korralik jõusaali kogukehatreening treener ja atleet Mikk Pärnastega. Tule kaasa ja vaata, mis meil täna saama hakkab. Tšau Mikk! Tšau! Täna siis tulime siia jõusaali, et teha koos kogukehatrenni. Ehk siis kord mööda võime hakata üksteisel siis harjutusi välja pakkuma. Plaan on järgmine. Teeme 2 surumisliigutust, kumb pakub ühe liigutuse välja, siis 2 tõmbeliigutust ja 2 liigutust jalgadele. Ja vahepeal siis settide vahepeal ma teen suga sükest chit-chat ja küsin sult niisama küsimusi, kuidas elu ja kuidas läheb. Kuidas kõlab? Normaalselt, teeme ära. Siis ma võib-olla alustakski sellega, et räägi enda treeningutest, et mis trennides tavaliselt näiteks iganädalaselt teed praegu? Ma ütlen ausalt, ma panen suht seinast seina nagu. Aha. Ma teen päris palju erinevaid asju, ma panen jõuksi palju, boksin palju, jooksen, nüüd suvel veits rohkem, muidu talvel väga ei jookse, aga need on nagu 3 põhilist, mis ma nagu kogu aeg teen. Aga mitu džimmi teed näiteks nädalas? Oleneb jälle. Ma olen, kuna ma teen suht palju inimestele kavasi kogu aeg, mul on endal huvitav, siis ma katsetan neid suht palju läbi. Seega mõni vahemik ma teen võib-olla 6 päevast, mõni vahemik teen 3 päevast. Et 3 on siuke miinimum, mis nädalas paned? Alla 3 ma vist ei pane tõesti, jah. See ikka tuleb ära, selles mõttes, et aga sinna vahemikku ta nii-öelda vastavalt fookusele jääb. Ja boksi palju? Ütleme niimoodi, et praegu on 2 lapasessiooni erakat treeneriga. Üks pikem, üks lühem plahvatuslik ja vahepeal ma olen, kui mul on aega üle jäänud treenitavate ja muu elu keskelt, siis ma olen proovinud rühma või sparringutele ka jõuda, mida on liiga vähe juhtunud. Okei, ühesõnaga, sa teed siis pikk lühidalt, et 3-4 džimmi ütleme ja keskmiselt ja võib-olla siis 2-3 boksi. Äkki niimoodi, jah, tegelikult isegi praegu võib-olla enne suve on olnud natukene rohkem jõuksi osakaalu, natukene vähem boksi, 2 boksi ma ikka proovin ära teha, aga ma arvan, et suures pildis sa väga mööda ei pane, et 1-2 trenni päevas siuksel tõsisel perioodil nädala keskel. Ja kuna mind ennast viimasel ajal huvitab rohkem just see jooksosa pool, siis kui palju sa jooksed iganädalaselt? Tead, kui ma olin Prantsusmaal, siis ma panin iga hommik 10, iga päev. Iga päev? Iga päev. Nüüd, siin ma jooksen vähem, siin ma boksin rohkem. Et kuidagi niimoodi on see mul läinud, et kui ma kunagi alustasin tegelikult üldse ju vastupidavusala pealt, ma suusataja kunagi. Seega mul on see jooksu ja vastupidavuskestus põhi suhteliselt suur ja hea selles mõttes, et kui ma teda teen, siis ta nagu tuleb kiirelt tagasi ja lihtsalt ja ma käitin seda selles mõttes, et muidugi oled vahepeal 20-30 kilo juurde pumbanud, siis natuke nagu kops on rohkem koos, et samm ei ole enam nii kerge nagu, aga ta on endiselt ikkagi päevakavas nagu sees kogu aeg tugevalt. Aga kuna mina tõmbasin siin see nädalavahetus täiesti pumbaks 2 päeva tagasi ennast 10 kilomeetri peal ja jooksin esimest korda elus. Palju oli aeg? Alla 45, 44, 46. Siis kui ma jookseks iga hommik 10 kilti, mis oleks, või ütle, mis ajaga sa oled jooksnud näiteks 10? Mina, kui ma jooksin seda 10 iga hommik, siis mul oli ümardatud hästi lihtsaks minu jaoks. Nii? Ta oli täpselt tund aega ja ma jooksin täpselt 6-0 tempot ja ma vaatasin, et ma ei läheks anaeroopsesse. Ladusid korralikult põhja ajasaga? Jaa, ma lihtsalt krutisin hästi kergelt, hästi kerge sammuga. Ütleme, et ma isegi tsoon 1 rohkem kui tsoon 2 proovisin nagu saada. Aga ühesõnaga sükest kiiret 10 ei ole jooksnud praegu? Aja peale pole tükk aega pannud. Hea küsimus, millal viimati oli. Ma tegelikult eelmine sügis proovisin lampi maratoni. Nii? Lampi? Selles mõttes jah, et ilma treeninguta sai sinna kohe peale mindud. Ma olen 10 kunagi palju võistelnud ja jooksnud nooremana. Aga kunagi 42, vaata, seda ei saa hooaja keskele võtta, see lõhub nii ära. See peab ikkagi olema nagu, see on otses mõttes maratoni jooksja ja vastupidavussportlane selle jaoks,
et seda nagu süstemaatiliselt võistelda kogu aeg. Ja siis teda nagu kondikavas kunagi ei olnud, aga ma tahtsin proovida, kuna ta on ikkagi sedavõrd ajalooline ja äge nagu. Siis ma võtsin ta päevakavva ja tegin ta ära. Aga nüüd see sügis ka mul ei tule 10, vaid ma teen hoopis 5. Toi. Ja palju sa kallud üldse praegu? Sa oled nüüd mitu korda maininud, et sa oled natuke raskem kui tavaliselt, siis... No raskem, kui ma siis olin, kui ma nagu neid sporte tegin, selles mõttes. Ma lihtsalt oma keha arvelt tunnen seda ülihästi. Et kui sa jooksed ja sa oled nagu oma pikkusele selles skaalus, mis sa peaksid olema, siis jooksmine on jube kerge. Et kui ma olin seal 70 algus. Nüüd ma olen, praegu ma olen 93, ma arvan. Midagi sellist. Ma kõigun natuke seal. Kui ma pulkisin, ma läksin seal 5 peale, kattisin, siis sinna 90 algusesse umbes niimoodi ma käin. Nii, Siim, sa paned positiivse, on ju? Yes. Mis... Vaatame kohe, kas saime hea nurga. Mis on kuldne nurk? 30 mulle. 30, jah? Jah. Kas sa ise? Jah, nii nad nagu räägivad, et see 30, mul oli lihtsalt huvitav, mis sa ütled nagu. Ma ise positiivi väga ei suru. Aga need räägivad jah, et justkui kõige paremaks, ma mõtlesingi, mis sa ütled? 30 oleks jah nice, et saada lihtsalt siuke võimalikult palju siis just õla esiosa ka ja õla keskosa töösse. Aga praegu siin on tükk sättimist, et saada. Aga lükka võiks tagasi? Ei, just siia poole tahan saada. Tavai. Jep. Vaata, ma ütlesin Siimule, et pane nagu see raskus, millega sa muidu teed ja siis vend pani kohe 3 korda raskema, kui ta muidu teed. Panid 5 ka või? Ei pannud. Kuule, vaata, ma ise ei teadnudki, aga mul vend ütles, et kui ma ütlesin, et ma olen suga trenni on ja siis ta ütles, et sa tegid Ott Kiivikaga koos trenni. Ma ei ole siiamaanud see järele vaadanud, aga siis ta ütles, et seal vähemalt ütles, et sa oled tugev poiss, nii et ma usaldan teda. No nii. No vapsi ju. Ühesõnaga, sa tahad, et push-pull legs, igaüks valib ühe. Ehk siis see on full body päev, mis me teeme siin täna trennis. Sa teed ise siis keskelt läbi sama süsteemi järgi või? Teed full body või? Jah, ma teen kogu aeg full body. Päris ta? Ma ütlen ausalt, ma olen miks niimoodi? 6 aastat teinud. Tead, mulle sobib. Kui ma teen niimoodi, et ma tõmban ennast täitsa nagu kotti ära, ütleme näiteks rinnapäevaga või surumise päevaga ja teen mingisugune 6 surumisliigutust üks päev, siis mul on 3-4 päeva nagu peaks olema out on ja. Aga mul teinekord ei mängi graafik niimoodi välja, et ma jõuaks 2 korda teha suuremaid lihasgruppe, surumisi, tõmbamisi jalgu. Siis mul on palju lihtsam teha nii, et ma olen kogu aeg full body lihtsalt ja mulle nagu sobib lihtsalt see palju paremini. Aba. See on see lihtne? Hoopis see lihtne. Aga hea. Ebareaalist. Nagu udusulg või. Oota, sa tahad panna 10, 2,5 ja 5, ehk siis 17,5 või? Aga miks just pohpan 15 juba või? No panen 15. Siis ei pea mähkima. No sul oli 15 ka on ketas lausa või? No jah. Okay, täie raha eest. Mul oli 10 ja 5 eraldi. Aga pohva, paneme niimoodi, paneme toorest. Tavai. Mul on suva ja osadel on väga... Füüsika peaks nagu välja mängima. Tead, mis selle tooliga veel pask on või? Kui hakkad üles suruma selle leg drive'i sinna poole, siis see liigub korralikult taha poole. Libiseb nagu? On jah, on jah. Tead, kuidas me saame selle ära fiksida või? No, viskad mingi ette sinna taha, mille... Paneme sinna midagi vahele. Jah, palun. Sest ma lähen leg drive'i... No Siim, kuidas oli? Mul oli raske. Kümps või? Jah. Oi, pidad. Oi, jah! Vaap, see lihtne. Tuleb. 9. Üks veel. Ise. Hästi. Annab tunde, et ma ei ole positiivi teinud üldse. Jah. Kuradi nagu tudiseb natuke nagu kuskilt otsast. See on lihtsalt normaalne. Nagu peaasi, et see ei ole nagu nii, et ennast unustavalt kaod sinna alla ära vaata. Ei. Nii, kui mul on väikest puhkust vaja, siis ma uurin sult, Mikk. Jah. Kuidas leidsid teie jõusaali, Mikk? Kuidas või? Jah. No vaata, ma olen teinud sporti ikka väga noorest peale. Ja selles mõttes, et vahet pole, mis sporti sa teed, mingis ulatuses on ta ikkagi alati sinu treeningu osa. Ja ikka. Nüüd
olles teinud suuska ja boksi, ega noh, meid väga nagu saali pigem ei lubatud liiga palju. Mingid asju pidi tegema, aga liigselt lihast ei tahetud, sellel ajal eriti oli see kuidagi hästi tabu. Arvati, et sa lähed suureks ja aeglaseks. Et noh, tegelikult võid ju plahvatust treenida ja nii edasi, eks ole. Sprindis kindlalt, kui vaatad need suusas, kes paad neid pikki, need on ikka väga peeniks. Et kergejõustikud ja maadlejas natuke teevad rohkem spetsiifilisemalt seda plahvatust, aga ühesõnaga, et ikkagi läbi muude trennide, mis ma tegin, ma ju jõudsin juba otsapidi saali ja nagu ajapikku teed ja õpid ja siis saad aru kõikidest nendest asjadest ja eks ta selles mõttes õigesti enne ütlesid, et ta on vastavalt sul mingisuguse perioodi eesmärkidele, on ju. Vastavalt sellele treenid, siis oled sa seal kas rohkem või vähem. Aga tee sinna oli läbi tavalise spordi. Okei. Ole hea, Mikk, tule mul appi. Sest et... Aga sa tahad 8 või? Ma tahan 8, jah. No. Ja ma tahaks 8 nii, et ole hea aita mul algust välja tõsta. Davai. Vaata. Nii, 1, 2, 3. Nii. Hästi. Minu. 1. 2. Davai, suru Siim nüüd. Ära nussi ajusi. Jah, 1 veel ju. Kõik, noh. Davai. Tead, see mul oli täiega flashback sellega, ma käisin Maikeli juures. Nii. Ja ta pani mulle ka seal assaultpäeval. Suru, Siim, suru! Mina võtan push-iks tipsid. Sobib. Aga et me saaks nagu mahtu ka tugevate poistega nagu siin teed trenni. Siis meil on raskust vaja juurde. Ma saan aru, siin raskust ketti pole, jah? Vist mitte, jah. Mõtleme kohe, teeme niimoodi. Võtame siit kaamera meie seljakotti, võib võtta või? Jah. Võtame akud välja. Leiutame siia sisse mingisugused asjad. Paneme 20 siis esialgu. Vaatame kõigepealt, kuidas kott kannatab. Vaatame, kuidas töötab. Ma ei ole teinud ise kotiga. Aga mulle tundub, et ainuke loogiline lahendus. Peaks töötama. Midagi on siin, on ju. Nii. Ei ole hullu. Saab. Okei. No, paneme siis sama. 12. Võib-olla siis järgmine on tugevam, vaata. Ole aus, oli raske ka või? Ikka oli päris. Tõmbas läbi küll. Põhiliselt, ma ei ütle, et see raskus kõige hullem on. Ebamugav vist. See ei ole kõige parem aparaat. Ma teda muidu teen raskemaga. Muidugi. Aga siin on nagu... Oi, see on nii peenike toru ka kuidagi. No jah, ma räägin, ta on kuidagi loll nagu. Põjub või? No jah. Pea ette mingid rollerid, võtta need pärast. Sa pead tegema mingi siukses asendis. Et sa oled kuidagi siin vahel nagu. Pea võin nende vastu ära muidu siin. Mulle tundub, et me midagi paremat siin ei ole. Lepime sellega, see on täitsa hea. Et ühesõnaga, nagu tuleb tunnistada, et ülikõva kooli jõusaal on ju. On. Et tehtud ja üldse see maja kõik. Aga nagu mingi 150 € oleks võinud veel jätta eelarvesse. Siis saab hea selle tipsi kangi. No see on üldse, tegelikult. Isegi suht viisakus, kui sa vaatad neid välijõusaali linnakuid, vaata. Au! Seal on küll, ma ei kujuta ette, kes neid kuradi neid lahendusi välja pakub seal. Nii. Tead, see on parem nurk siin üleval. Lihtsalt vaata, siit on lähemalt kinni. Aga niikuinii on see, vaata vist, mis. Ma ei tea. Praegu tundus, et püsis paremini ka taas. Oi, jah. Tuleb. Läks. Hästi, Mikk. Viskan sulle vahelduseks küsimuse ka, et saaksid jutustada. Davai. Kas on ka mingisugused eesmärgid praegu spordiga seoses üleüldiselt? Boksis, jooksus, jõusaalis? Hea küsimus. Hea küsimus iseenesest. Mul nagu, eks ma natuke laiali olen kõigi oma tegevustega. Jah. Et kas paned endale rohkem rõhku klientidele või kuhu, on ju. Et päevas on ainult nii palju tunde. Aga vahepeal mul olid korra mõtted, et uuesti ringi minna. Mul mingisugused nagu... Klassikasse boksis? Jah, et mul jäid mingid asjad nagu tegemata, mis ma too aeg nagu
olid kondikavas. Aga tegelikult, noh, tänaseks ma rohkem nagu kaifin sporti niisama, mul ei ole nagu, noh, mingeid siukseid tugevaid asju. Et mul on ikkagi võib-olla rõhk rohkem nagu klientidel ja siis selles mõttes, et ma nagu 100% kaifiks seda protsessi nagu. Et tead, ma ei võta enam niimoodi, et ma ajan megavormi taga või jõunumbreid. Kui ma tahan matkata 2 päeva niimoodi, et ma võtan 3 kilo alla, siis ma teen seda. Et nagu teha kõiki erinevaid alasi läbi käia ja nii-öelda elada seda sportlikult nagu elu. Kui üldse nii saaks vastata, siis võib-olla see oleks see, et kas ma nüüd jooksen 5 kilti selle ajaga või mõne teisega, seda mul nagu ei ole. Kuidagi nagu ei põle enam seda mingisugust saavutusvajadust nagu üldse. Aga mul on rõhk rohkem jah, võib-olla sellel ärilisemal poolel seal täna. Et mingisugune personaalse brändi suund, mis ma võtsin nagu ette. Nüüd sa oleme õiges kohas. Võib-olla ma arvan, kui sa küsid reaalselt eesmärgi kohta, siis nad on täna rohkem seal. Seonduvalt mitte nii palju ainult spordiga, vaid kõige muuga selle ümber. Hoos, väga mõistlik. Sobib vastusena? Sobib. Võib-olla mis oleks üks sükene, ei pea olema üks, võib-olla ka mitu, süke tipp või süke soovitus, mida inimestel üleüldiselt kõigil jõusaalitreeningute puhul just jälgida. Jõusaalitreeningute puhul või üleüldse on ju? Jah, pigem jõusaalitreeningute puhul, kui me siin juba oleme. Ma arvan, et tegelikult päeva lõpuks on ikkagi consistency, järjepidevus. Et isegi, mina ütlen niimoodi, et isegi kui sa teed sitta kava, aga teed järjepidevalt, siis sa saad neid asju lihtsalt, kavad, treenerid, kõik see on see, sa saad soovitud tulemuse kiiremini. Ja paremini ja võib-olla ilma vigastuseta ja kõik siuksed asjad. Aga päeva lõpuks sa pead selle harjumuse tekitama, leidma endale selle asja, mis sulle meeldib, mis sulle söödav on. Olgu see siis jooksmine, jõusaal, olgu see jõusaal 2 päeva nädalas, 4 päeva nädalas, proovi need läbi. Leia see asi, mis sulle toimib. Incorporate see endale nädalaplaani ja tuleb kõik, mis sa tahad. Kuna mu ema vaatab ja talle ei meeldi üldse, kui me Eesti inglist liiga palju paneme, siis et kaasad selle vahetad enda iga nädalasse kavasse. Mul ei tulnud hästi. Mul on tõest savi, aga mu ema ma tean, et ta on hea fänn ja vaatab, kui eks ta vahepeal on nii närvist, et ta ei saa aru, mis me räägime. Ärme kindlasti Siimu ema närvi hakkama ajama, seda me ei taha. On ta õpetaja ka või? Ei ole. Okei, ma mõtlesin äkki on õpetaja. Ei ole õpetaja. Aga ma lihtsalt tarbin hästi palju ingliskeelset, kõik mingisugused paremad uuringud ja asjad, kõik see info, mis ma nagu õpin, on enamus inglise keeles, siis vahepeal aju jääb nagu natuke sinna kinni. Muidugi. Nii, nüüd teeme Mikk 4 seeriat. Davai. Iga seer teeme 8 kordust. 2 teeme laiaga, 2 teeme kitsaga. 2 teeme laiaga, 2 teeme kitsaga. Kitsaga teeme altaardiga. Saan piitsaga täis. Davai. Aus. Kui see 8 väga mõnus. Davai. Põhimõtteliselt, kui me teeme 2 erineva aardiga, saame natukene selle erinevaid osasid kätte. Suures plaanis töötame ikkagi lai lihasega, trapetsi keskmiste alumiste kihudega ja siis seal 1, 2. Minu arust oli 10 ringi. Võis olla muidugi. Üks veel seda. Kuule, äge aparaat on siin see. Tule vaat seda. Ma pole näinud. See võiks olla igas jõusaalis ausalt öeldes. See on nagu Spotify. Otse fucking. Mikk, mis muusikat sa kuulad trennis? Ma ütlen ausalt, ma olen terve elu kuulanud ainult räppi nagu. Ma tean. Ma mäletan. Ainult räppi.
väiksest peale nagu uus vana kõik suht ja ma olen suht deep into it nagu. Jälle inglise keele. Siimu emast ma olen niimoodi mööda. Aga ei, ma olen hästi palju kuulanud alati ainult seda, aga viimane aasta ma suutsin teha selle shifti ära. Ja siis mul läks nagu ma kuulan mingi Itaalia muusikat ja siis mingisuguseid, ma ei tea, fucking ilusaid laule, nagu mingit kantrit. Ma kuulan nüüd igast asju. Et mul käis nagu mingi see lõpuks ära. Trennis ma ikkagi kuulan pigem võib-olla jääb ta ikkagi räppi. Tegelikult aus vastus oleks see, kui ma üksi treenin, siis mul käib mingi podcast nagu. Ma kuulan nagu mingit tarka inimest. Mul on sama, aga osad inimesed ütlevad meie kohta, et me on psühhopaadid. Et trennis ei ole mingi räme andmine, vaata. Ma võin kuulata rahulikult mingi mõtestatud asja, vaata, ja ikka anda maksimum endast välja. Ja sama. Et mul ei ole see, et mul jääb seda taha. Ma jooksin alati sellega, kuidagi see aju on selline, et ta tahab saada nagu, ma ei kogu aeg. Passid seal jõusaali enda vahepeal, mida ma raiskan aega nagu. Ja kui sa oled palju jõuksi teinud, siis see rütm on lihtsam, vaata. Sa harjud ära, sul on oma asjad, sa suudad võtta sinna infot, muidugi, veits kannatab. Veits kannatab kindlasti, kui sa istuksid niimoodi ja kirjutaksid samal ajal. Sa ei saa võrrelda. Aga ma arvan, et see ongi podcasti mõte veits. Muidugi. Et ta on siuke kaasaskantav väike nagu, ta ei olegi klassitunniga, sa ei võrdlegi teda. Kuule, klassitunni Mikk, tule tee nii, et mul on 8 vaja saada. Kui mul lõpp jääb raskeks, siis veidi aita ja siis ma hakkan ekstsentris pidurdama. Eks. Sa tahad, et ma... Hästi vähe aitad alla, kui Mikk ongi mu selja tugi raisk. Võid sügavamata. Nii, davai. 7. Isub. Venita lahti. Vot siit. Ahah. Venita lahti. Viimane või? Ei, see oligi. Davai, aga. Ma ei tea, kas see on numbrid valed või? Ma ise küll sotiga seda või nagu MyFitis ei tee. Et tavaliselt vähem. Tead, masin on erinevad. Sa ei võrdle. Mul on mingi asi. Spartas samamoodi. Paned triitsa. 90-ga maksis. Kõik vaatavad, mida asja. Tegelikult paned sama asja kuskil teises. Paned 40 ei jõua. Seal on see 2 rulliku teema. On. Kui ta tuleb ühe pealt, on lihtsam. Aga ikkagi, isegi kui ta on ühe pealt, siis masinate puhul. See on nii erinev. On. Ja isegi sama masinaga võib olla. Mõnikord, kui üks on õlitatud rohkem. Või jookseb paremini. Amen. No nii. 4 või? Jaa. 5, palju vaja oli? 8. 2 veel. Hästi. Normaalne. Väga norm. Sinu kord. Sinu kord, jah. Siim andis mulle tegelikult kodutöö, et tee üks push, üks pull, üks leeks. Tema tegi ilusti ära. Aga ma otsustasin tegelikult taktikaliselt seda mitte teha, sellepärast, et ma mõtlesin, pärast võtame sama harjutuse. Siis ma läksin seda teed, et ma vaatan, mis Siim võtab ja siis panen sinna mingi täiendava asja juurde. Kuna me praegu tegime seljatõmbe küll rohkem laia fookusega, aga samas ta muutis poole pealt piitsale, siis ma tahaks siia midagi. Samas, kuna meil tuleb jalg, tore oleks muidugi läbi rääkida, kui panna näiteks deadlift sinna juurde, saaks alaselja fookuse hea, saaks jala ka, ta peaks vist nagu sees olema, aga kuna, läheme selle juurde tagasi, Siim võttis laialihase fookusega seljatõmbe, siis ma võtan rohkem keskosa, ülemise osa. Nii. Saame seda ka puudutada, piit saab natuke vähem täna. Sobib. Või teda pumpa on piitsa täis, mul on parem, ma teen topelt selle. Aga see tõmbab raisk sul piitsa täis. Niimoodi, et sa hakkad normaalselt gräunuma kohe. Tule siia. Sa räägid ikka seljast, siis hakkad nüüd siin. Sa hakkad selja? Pulli. Piitsale. Piitsale eraldi. Paneme eraldi. Paneme. Siis on nagu, ma teeme sellise asja.
et paneme, sest muidu ei tule ju jällegi saab fookus hea, niimoodi. Istume siit venitusest, anname kiskuma siia alla. 12. Muidugi chin-upidega juba mul piits punnis, aga miks sa ei ole pitsa soojaks? 5. Siin ei ole lihtsalt head seda. Mis sa selja üleosale mõtlesid siis enne? Ma mõtlesin, tõmbab Smithi peal seda nagu bent over road. Nii. See oleks väga nice sellest olnud, oleks jah. Et see oleks horisontaalne see tõmme vaata. Ja ma tegelikult mõtlesin seda, aga siis ma mõtlesin, et teeme asja veits huvitavamaks ja paneme piitsale siukse topeltseerit alguses venituses ja siis siin ees ka veel paned kohe otsa. Jopt või ma ei. Mu käed ei ole küll sellisest treenitud. Nälja teed või? Ma ise te tavaliselt 2 harjutust maks. No väga hea, täna keerame perse selle ürituse sul selle käe ümber. Palju sa panid, mitu kordust? 12, lase venima. 12 mõlemat? Muidugi, pane. Poh. Palju on? 11. No üks veel. Nii. Võta see. Võta see kätte. Nii. Lased selja nõgusaks, natukene ette lase küünarnukid. Ja nüüd pumpad siia üles verd. Hakkab pigista ka üleval. Ja vaata, keera ranne natuke peale. Vot siin. Ta on seda osa. Suru siin. Lööl. Anna 2-3 sekki squeeze'i. 1, 2, 3 ja siis alla. Meil on 3 seeriat. Pane. Palju on? 12. Väga hea. Läks või? Jah, ammu läks. Minu piit sai seal täis juba. Paneme otsa. Davai. Niimoodi. Oi, võt siia hakkab verd tulema. Ai, sa raisk. Sa raisk. Nii Mikkaga, kui ma siin pumpama hakkan, siis räägi mulle, kas ja mis toidulisandeid sa kasutad? Ma võtan valku ja ma olen kreatiiniga natukene ebastabiilne. Ehk siis ma nagu unustan ta kuradi vahepeal ära ja ei viitsi nagu tegeleda. Aga üldiselt proovin neid 2. Jõusaali mõttes. Ma katsetan suht palju erinevaid, kuna ma olen selline, et saad aru, ma ei tunne mitte millegi mõju nagu. Et inimesed on, et ma võtan kuradi seda vitamiini, siis mul on see ja võtan kuradi Turkenstone'i ja võtan Shilajiti, siis ma tunnen nii ja võtan Testo Jacki või seda, mis on need kombod. Ma ei saa mitte millegagi midagi aru nagu. Aga ma võtan ikkagi mingisuguseid, ma ei söö kala näiteks. Võtan kindlasti kalamakseõli kogu aeg. Et B, C, D vitamiinid on mul üldiselt ilusti sees. Mul on ainuke asi, mida ma ülitublisti kogu aeg võtan, on Lion's Mane. Mida? Tead, mul oli kunagi mingi parakas kogu aeg, kui sparringut teed kogu aeg, et saad vastu pead nagu. Et nagu aju saab mingit damage'it. Et siis, kuna Lion's Mane'i point on see, et ta regenereerib uusi ajurakke justkui. Siis ma nagu hakkasin selle pärast seda kogu aeg võtma suures hirmus. Aga, ja ma olen hästi püsinud selle juures. Et ma nüüd ei tea, kas mingi hetk, see on võib-olla ainuke, millega ma olen midagi tundnud. Et kas ma nüüd mingi hetk lihtsalt tegin hästi head elustiili muutused ja kuidagi oli pilt selgem, mäletasid, teadsid rohkem, omandasid infot paremini või siis see on osaliselt Lion's Mane'iga seotud. Ma ei tea tegelikult, seda ma räägin, ma olen hästi nagu, ma ei saa nendest asjadest väga aru. Mul on kliente, kellele ma olen pannud mingid toidulisandeid peale, vaatan, mis nende olukorras sobib. Ja nad on mingi minevek. Mul seisab nagu tala umbes. Et nagu mul on nagu, ma panen läbi ukse lihtsalt, nii hästi mõjub, et mingitel on. Minul on 0, valgujook on selle jaoks, et valgud üles saada. Valk, lähme korraks üles, valk, seal on Lion's Mane, mis veel? Ütleme niimoodi,
ütleme mustidest, põhidest. Valgujook sobib. Ja Lions Mane, Jah. kalamaksõli Jah. ja need on nagu need, mis ma tean, et mul on vaja saada väljas. Siis mul on seal CT-d, lihtsamad vitamiinid, vahepeal mingid huvitavamad asjad, keegi pakub, ütleb, et proovi inosiini näiteks, jooksed, kestad paremini, et mingid siuksed asjad. Aga suures pildis, noh, ma panen hästi palju rõhku toitumisele. Ma söön praegu päris ilusti. Mul on nagu kõik see on energia ja mass ja nagu see, mis mul on, tuleb sealt, sest ma olen nagu oma vaadete poolest hästi nagu keemia vaba. Mulle ei meeldi tegelikult, noh, ma ei ole üldse selle pooldaja, mitte mingisuguse lisaabistaja nagu. Aga vitamiinid kui sellised, et näiteks, noh, ma räägingi, et kui ma ei söö kala nagu, siis see on ainult loogiline, et ma võtan kalamaksõli. Samamoodi mõni ei söö mingit teist asja, siis ma ütlen talle, et näed, võta seda kindlasti, et siit oma mingisugune see kätte saada. Seda ei saa vaata, kellele mis, sa pead oma vereproovid tegema. Sa pead teadma oma dieeti, see ei ole niimoodi, et kindlasti seda võtma. Ma väga ei... Ja nii sama lambist nagu mõtete paugutada. Lihtsalt minu arust on juba natuke nagu ebareaalseks läinud juba see, kuidas vennad paugutavad teadlikult nagu mingit kasvuhormoone ja siis nagu, noh, ongi, räägivad sellest nagu noored, alaealised isegi. Ja nagu see on nii hulluks läinud, et noh, vähemalt mitte ainult, et see oleks nagu lihtsalt rahvaspordis nagu üleüldiselt, vaid see ongi nagu... No jah, vaata. See on nii noorte seas ja Eestis siin samas juba, mitte me ei räägi praegu mingi USA. Eestis pannakse ka või? Absoluutselt. Sest ma olen natukene nagu võhik, ma tean, et jah, et ma olen näinud ka, vaata on need kuradi need YouTuberid. Ja siis, mis see nimi oli, mingi Trendboys ongi just. Noh, et vaata, nimi on juba selline. Aga ja see ongi ajastu, kus sellele ei vaadata nagu viltu. Et sealt, kust nagu, noh, mina tulen, see on nagu sedavõrd häbi asi, et minul ta lihtsalt kuidagi ei... Ma saan sellest aru, kui sa oled 60 pluss, su keha ei tooda enam testosterooni ja ma ei tea, sul on nagu lihasmassi säilitamine on elulise tähtsusega. Mingid võib-olla õiged hetked ja kogused, aga niimoodi, et sa noorena, neil ju üldiselt nad vajuvad pärast ära ka kõik ju. Sa ei suuda seda sama mahtu säilitada. Muidugi, sa paned lihtsalt millegi arvelt vaata, see on antud hetkel nagu homse arvelt nii-öelda. Aga sealt sa jõuadki selle ideoloogiani, et miks sa seda teed? Noh, mina ei ole seda kunagi teinud sellepärast, et ilus on välja näha lihtsalt, vaid et sa tunneksid ennast enda kehas paremini, jõuaksid rohkem. Muidugi see on tähtis lisaosa selle jaoks, aga ta ei saa olla põhi ja ainus fookus, eriti kui see tuleb tervise arvelt. Muidugi. Kurat, ma tunnen, ma panen enda kuuajase piitsanormidena. Aga väga hea. Kütta täis. Mees on ammu täis juba. Mingi vaheldus võiks olla, on ju? Nii, pane see kohe peale. Kohe tuleb ära, mõtlesin muret sees. Just see siin ees. Võt. Just pigist üleval peale. Vaata, siia tuleb kuradi. Paned kokku. Ai sinna. Ots, keerab väikest sõrme veits sisse ka. Vaata, kes jõuad. Keerad veits ja kokku. Väike sõrm sisse, väike sõrm. Voh. Vaata, see jääb siit seest, tunned. Pane siit. Oot see. Vaps hea. Ai, Mikk raisk. Ma juba näen, et see poiss siin, ta on nagu surub peale. Õhupall läheb katki seal sees. Nii, kuule, aga sinu kord, mis meil on, jalg või? Jalgadega ma teen nii, et ma teen see lemmiklihasgruppi jalgada. Minu lemmik või? Mis mu lemmiklihasgrupp on? Tagumik. Ma isegi... Tagumik? Miks tagumik? Ma ei tea, nii saa. Minu arust see naiste tagumiku treenimise trend oli maailma kõige mõistlikum trend nagu. Mis asi? Trend. See naiste kaaksid tagumiku treenima. See on nii suur lihasgrupp vist, eks? Jaa. Ja teiseks nii palju erinev funktsionaalsust vaata, anatoomiliselt juba lihtsalt mõistlik. Mees, mina ei viitsinud kunagi tagumikku, noh, mis mehed viitsivad perset teha, enne? Ei teinud lihtsalt väga. Mõtlesin, et ma saan kükis selle mahu kätte. Nüüd ma treenin suht palju tüdrukuid. Suht paljude tüdrukute soov on treenida, noh, ainult või võimalikult palju tagumikku. Ja tegin ise ka kaasa mingitel hetkedel. Ja sain aru, kui nõrk on ja kui kiiresti tuli.
vaata ongi suur lihasgrupp, annad kõvasti mahtu peale ja ülikiire ja järsu hüppe just viimasel ajal tegi. No kunagi üldse ei treeninud, nüüd paar kuud tagasi hakkan süstemaatiliselt tegema. Siis vaatasin, et tule nagu imelik on isegi veits, et nagu veits nagu nendel kuradi ühesõnaga nagu natuke mingi nurga tundus veits liiga palju. Ei ole hullu, täna paneme virtsiku täis. Aga jõudlus on ülipalju parem. Näiteks mingisel lihtsal momendil, kui kõnnid trepist, saad aru vaata, ops, sest et paned siia ülesse kogu aeg kaalu peale. Lõpuks, see peab balansis olema kõik. Paneme 100 kilo ja teeme... Hiptrasti või? Jah. Ja teeme 3 seeriat 15 kordust. On seal üks 20 veel ei ole? On ikka. Siin tuleb vaadata ainult, et selle... Aga miks sa just nii pidi teed? Saan selle enda labaluud alla, sest muidu kui ma jätan selle liiga madalale, me on palju tõenäolisem üle sirutama juba, et nagu saad see full range of motion kätte, sest vaata, kui mina tulen siia, siis ma suudan puusa tuua ja põlvedega samal kõrgusele, aga kui ma praegu oleks madala, mu pea oleks alaspidi juba vaata. Ma on tõenäolisem ennast silda viskama. Siis pigem ma soovitan alati panna selle vahetult labaluud alla ja mitte rohkem enam siia peale tulla. Nüüd siis ühesõnaga trennid tuharat. Jah. Mul on ta mingitel päevadel sees, jah. Suht süstemaatiliselt ka selles mõttes, et ma teen isegi kõiki neid peibekaid, vaata. Küljele, taha ja kõiki neid nurkasi. Mul on ta natukene seotud, mul alaselg on, vaata, kuna boksid kogu aeg, siis üks pool nagu saab rohkem vatti. Siis see parem alaselja pool läheb hästi pingesse ja kuna alaselg tuhar tagareis on hästi seotud oma vahel ja üldse ta on inimesel natuke selline õrn või vigane natukene siuke ala, ta on nagu probleemne. Et siis ta on, üks asi läheb, siis on teine, siis sul on üks koht pinges, sa ei saa enam aru, mis sul on ja seal on seal kõik ühesõnaga. Siis ma kardan, et ta mul on võib-olla sealt külgedelt just ühelt poolelt mingi, tugevamaks on vaja saada ta. Paned nagu hooga, jah. 15, aga ma proovin ka niimoodi. Aga ma räägin, seda ka näed. Ma ei tea, kui palju sina oma klientide peal seda näed. Aga kuidas ühed ja samad harjutused, eriti compound harjutustele, muidugi lähebki tehniliseks ka, kas ta saab selle õigesti kätte, aga võib inimestele mõjuda ülierinevalt. Tehes mingit asja, ühel läheb üks koht rohkem täis, teisel läheb teine anatoomiliselt ollakse kas siis pikkuste poole pealt nii erinev või siis lihtsalt kuskil on lihas rohkem arenenud, siis ta kas kompenseerib või just saab rohkem vatti, on ju. Et see on ka mõnikord siuke asi, et aja nagu näpuga järge, kas sul ikkagi on nagu see õige koht käes, on ju. Ai, muidugi, näiteks kui ma olen heas vormis ja teen järjepidevalt trenni, siis kükid seevad mul regi esiosara, on ju. Aga näiteks kui ma pole ammu teinud kükke, et tulen kükke tegema, siis ma tunnen, et see kohe tagareges. Et selles suhtes nagu, et see on jah see... Niimoodi peab paned sina, jah? Jep. Sõnitus all. Hästi, Mikk. Aba. Super. Ma tegin kunagi, kui ma alustasin jõuksi tegemist, suht ainult nagu jõufookust. Suuri numbreid, paugutasin, olin nagu, ma mäletan, Sparta tehti alles lahti, siis ma olin noor poiss, Maksim Vorovski, siuke poksija, oli seal saali, siis pani hantlitega, panin nagu täiega, siis ma mõtlesin, mul on ka nii vaja. See pauk tundus nii kõva ja kiire. Siis mõtlesin, davai, ma teen ka ainult plahvatust ja jõudu. Ma esimesed paar aastat tegin ainult plahvatust ja jõudu. Ja nüüd, kui ma tagantjärele nagu õpin ja loen selle kohta, kuidas võiks treenida, siis tegelikult põhimõtteliselt see on parim lähenemine. Absoluutselt. Mis sa võiksid teha. Kiirelt liiguta raskust. Ja, et sa saad raskused ülesse. Sul lihtsalt tehnikaga ei tohi endal viga teha. Ma tegin seda alguses ja nüüd viimased aastad, kuna enamus kliendid ikkagi tahavad lihasmassi visuaalselt poolt, siis ma olen rohkem keskendunud sellele massi ja hüpertroofiatreeningule. Siis on nagu
tulnud nagu nüüd mahtu ka natuke rohkem järgi, sest muidu olid nagu kerge poiss, on ju mingisugune 70-80, suured raskused tulid, rinnad 100, noh, sinna lõpupoole, 100 lõpupoole, aga olid nagu selline, nüüd teed nagu massi peale, mul on isegi jõunumbrid läinud väiksemaks, aga oled kogukam nagu. Absoluutselt. Mis koduleht on, ütle kõva häälega välja ka? Minu sealt kanalit leiab selle mäedmaik.ee. Mul on need peos on lingid olemas. Ma panen su kasutajad asjad igal pool, nii et. Pane juurde, ma viskan, ma praegu vaikselt laen sinna asju ülesse, et kohe üle ei saa, suht palju plaane on mul seal. Siuke naistele, meestele eraldi, tagumikule eraldi, full body ma tahakski saada valmis selleks ajaks, kui see video tropib sul. Aga jooks, boks ja hübriidid ka lõpuks. Täpselt nagu ma ise treenin. Suures osas, kuidas ma olen kunagi treeninud, kuidas ma ise treenin ja kuidas ma olen treenitavaid, mis plaane ma olen teinud. Kõigest sellest, see kui on, opa! See oleks veider hea, kui vaata müüks teistele midagi, mida ise ei tee või ei praktiseeri, vaata. Jah. Ega ei saa, jah, ma ei kujutagi ette, kuidas ma võiks müüa korvpalli põrgatuskava nagu. Keegi ei usuks mind, ma arvan. Kuule, aga Mikk, me oleme jõudnud viimase harjutuse juurde. Mis see võiks olla? Meil on jalg, on ju. Meil on jalg. On jalg. Puusaliigest dominantse liigutuse tegime, et äkki midagi põlveliigest dominantset. Kuidas? Et äkki midagi põlveliigest dominantset, et puusad dominantse tegime. Sul on õigus. Split oleks lahe. Siin pole head setupi minu arust. Noh, võib-olla kõige klassikalisem kükk sobiks siia hästi tegelikult juurde, aga siin on jalapressi massi sees ka, kui tahad. Ma arvan, et kuna me tegime siia taha, siis tegelikult võtame nagu lihtsa asja. Kui sa tahad seda jala eesmist osa, siis ma arvan, et kõige parem asi, mis sa saad teha, on leg extensions. Sa tegid siia tahaosa fookusesse. Tegin. Võtame nüüd siia ette. Selle eesmise osa kõige parem viis, kuidas seda kasvatada, ma arvan, on see harjutus. Sellepärast, et ta võtab just selle reie 4 pea kõike 4 nagu nii hästi. Ja see konkreetne eksemplar, mis sa pead siin jälgima, on see, et sa saaksid, kui sul vähegi saalis on, muidugi masinad on nagu erinevad, aga võtta selline, kus ta laseb hästi venitusse. Sa saad selle panna siit, nii-öelda kannad võimalikult perse lähedale, kannad võimalikult tuhara lähedale ja pane selliselt seljatugi endal. Siin viitsid mind natuke näidata, aga siis ei pea püsti tõusma. Pane mulle selga veits lähemale, ehk siis sul siia vahele jääb siuke sõrmeruum. See aitab sul jalal veel rohkem taha tulla, et sa saate täiesti siia. Nii. See on ka näiteks nagu kerge millegi pärast. Niimoodi. No see saamasin, vaata, kui seal saame juba... Ma olen siin täiesti kinni. Opa! Just pane ülesse, 1, 2, 3 ja siis lase kontrollitult alla. Jah, fikseeri isegi korraks kauem. Vot sealt. Sirgeks, kontroll. Tead, mulle meeldib, ma lükkan varbad ka sirgeks. Siis ma saan ta siia. Vaata, tunned seda osa või? Selle varbad siiapoole on lihtsalt see vahet, siis sa tunned seda, on ju? Kui sa väga palju. Aga vaata see ja ma keeran ta veits niimoodi. Siis ta läheb mulle siia sellesse. No vaata, kus joonistub siin asi. Anatoomia õpik. Ma ei tea, palju tegi. Kerge oli veits, jah? Jah. Siit on ikka võiks välja saada. Võib-olla sa oled lihtsalt liiga lai. Oi jah, sa ikka oskad. Ära räägi veel. Räägi, Mikk, mis sa niuke su ideaalne puhkusepäev välja näeb? Ma just mõtlesin üks päev, et tegelikult nagu rääkisin kellega midagi reisimisest ja siis ma hakkasin mõtlema, et mulle
võib-olla meeldivad isegi need reisid rohkem, mis on Alpides, mägedes, kui ma sõidan päiksepaistega lauda, kui ma olen kuskil rannaliival nagu. Davai. Sest ma nagu teen midagi. Ma olen veits siuke püsimatu. Kuigi suvel saad ka puhkusreisil midagi teha, matkata ja möllata. Ei muidugi ja ei ma seda ma just tegin ka, aga ma lihtsalt, kui sa küsid, siis mu esimene mõte oli see, et mulle vist meeldib nagu liigutada või teha mingisuguseid asju. Et ma liiga palju nagu passida ei viitsi nagu passu ääres, kui sa küsid mult nagu puhkus. Ma nagu pigem sibliks ringi, käiks, teeks kas mingit uut sporti, mingit seda juba, mis ma olen teinud või lihtsalt avastaks mingeid uusi kohta. Et puhkuse mõttes mulle meeldib see nagu. Kuhu järgmine reis on? Ma ostsin endale igaks juhuks piletid ära sügisesse Prantsusmaale. Äks sul on midagi või? Kuule, ma lähen selle nägusa investeerimiseksperdi ja Eesti parima käsipalluriga koos Kopenhaagenisse. Aga Mikk, me tein hakka lõpul saama. Kuidas tundus? Tundus väga hea. Ma ei tea, kas paneme... ma ei jõua. Ma mõtlesin kiiresti peab selle üles. Kuidas tundus? Kuule, ma räägin, ma ei ole seda full body splitti teinud väga tükk aega ise. Ei olnudki kõik hullem? Ei, ülinormaalne. Kõik on normaalne. Päeva lõpuks ma räägin. See on see consistency, järjepidevus. Teed see on väga hästi. Ja teed mõttega pingutad, sa saad mahu samamoodi kätte. Kuigi ma arvan, et ma seda tegema ei hakka, ma jään oma selle juurde. Aga hea vaheldus nagu. Ja vahel on lihtsalt hea teise sõbraga koos trennida. Muidugi. See on eelkõige. See ongi see põhiväärtus, ma arvan. Järgmine kord siis vaatame, teeme lõigud või tulen sulle kunagi boksitrenni. No davai, tule. Aga aitäh sulle. Aga tänud sulle kutsumast. Vot, super luks. Aitäh sulle. Mitte millegi eest. Tänud teile, kes te viitsite selle video lõpuni vaadata. Selline siis tänane treening saigi. Loodan, et nautisid. Kindlasti, kui sulle see video ja see sisu meeldib, siis pane like ja pane subscribe. Anna mulle teada, milliseid väljakutseid võiksin järgmine kord ette võtta. Ära unusta jälgida meie kanalit ka Instagramis. Visake Mikk Pärnastele follow. Vaadake, millised tema igapäevatoimestajad on ja näeme järgmises episoodis.